Keskerakonna presidendikandidaat Mailis Reps leiab, et Reformierakond on otsustanud viia presidendi valimised valijameeste kogusse ning jätkab oma mitme kandidaadi mänguga poliitilist ummikseisu. Vaatamata sellele, et käes on puhkuste aeg, õnnestus meil presidendikandidaat Mailis Reps telefoni teel kätte saada. No seal on kaks põhimõttelist küsimust. Esiteks on see, et meie 6 erakonna, kõigi parlamendierakondade läbirääkimised otsimaks lahendus presidendi valimistele ja analüüsimaks, kas meil on 68 häält võimalik kokku saada Riigikogus. Jäid pooleli, kuna Reformierakond võttis hoiaku, et ainult sellisel juhul on võimalik see kompromiss, kui me valime ühe nende kandidaatidest ja seal see kogu läbirääkimine ka lõppes. Et kui nüüd jälgida, millise žesti siis tegi Marina Kaljurand, siis Marina Kaljurand ütles mitte, et ta loobuks kandideerimast, vaid et ta jätab Siim Kallase Riigikogusse kandideerima ja ise suundub siis valijameeste kogusse. Ja selle sammuga me näeme, et tegelikult see tiib, kes toetab Marina Kaljuranda, mille taga on siis ka loomulikult nii tänane peaminister kui ka sellised juhtivad poliitilised jõud Reformierakonnas, kes on tavaliselt selliseid huvitavaid skeeme välja mõelnud, on siis järelikult otsustanud, et valijameeste kogus on neil rohkem võimalusi ja jätnud siis Siim Kallase tegelikult ise ennast läbi rääkima. Presidendi institutsioon on rahva jaoks väärikas ja tähtis ning eeldab erakondadelt otsusekindlat ja läbipaistvat lähenemist. Paraku on Reformierakonna puhul asi sellest kaugel, lisas presidendikandidaat Mailis Reps.